Kuidas edenevad läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel? Mõlemad pooled peavad dialoogi, kuid nad on seda teinud isiklikult ning sellel on oma tähendus. Viimati kohtusid kaks poolt otse 11. ja 12. aprilli vahel. Sel korral sõitsid asepresident Vance ning erisaadikud Witkoff ja Kushner Islamabadi Pakistanis, et kohtuda Iraani ametnikega. Teine voor pidi toimuma 22. aprillil, kuid iraanlased keeldusid isiklikult osalemast. Diplomaatiliste suhete puhul on läbirääkimised ilma isikliku kohtumiseta märk seisukohtade kaugusest osapoolte vahel ning peegeldab raskusi ühise arusaama leidmisel. Siiski jätkusid läbirääkimised salaja ja nüüd on uusi kuulujutte. 7. mail sai Axios Valge Maja ametnikelt siseteavet, mille kohaselt võidaks olla kokkuleppele lähedal. Vastutasuks mõnede sanktsioonide tühistamise ja Iraani finantsvarade vabastamise eest Ameerika Ühendriikide poolt oleks Islamivabariik valmis piirama uraani rikastamist ja seega oma tuumaprogrammi pidurdama. Kui kokkuleppe saavutatakse, väheneks ka Hormuzi väina blokeerimise oht. Kuid kui tõenäoline on, et mõlemad pooled jõuavad ühisele kokkuleppele? Mõne tunni jooksul annavad iraanlased oma vastuse Ameerika Ühendriikidele. Praegu on raske uskuda, et konflikt võiks siin lõppeda. Pinged väinas püsivad kõrgel. Ameerika Ühendriikide väed on valmis uuesti ründama ja Iraan pole kaugeltki veel lüüa saanud. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate rohkem teavet kommentaaridest või kirjeldusest. Aitäh!